rõõm teid siin näha. Siis, kuigi ma sain lubadus rääkida väga lühidalt, siis siiski ma tahaks mingi sisejuhatus, mis raamib neid ülejäänud ettekõneid teha. Sest juba see, et osa teist tulid siia Valga, tähendab, et Valgal on ka mingi positiivne aura, mis teid meelitab siia. Kui ma mõtlesin sellest, kuidas nagu seda valgulaingu alustada, siis mulle meenus, et ma eelmisel reedel käisin linnas siin ühe esinejaga, kes tuli Saksamaalt, Michal Kurzweili, ja ta rääkis mulle sellest, millise kuvandi Eesti riik tegi endale Lääne-Euroopas. Lääne-Euroopas vaadates on Eesti riik väike, tubli, kiiresti arenev e-imede maa. Aga Michali probleem oli, et ta ei tulnud siia ei tulnud lennukiga. Ta võttis oma auto, sõitis Saksamaalt siia autoga. See tähendab, tema jaoks Valga oli vara Eestis. Ja ta rääkis mulle sellest hammingust, kuidas see kuvand, mis tal oli silmide ees, siin oli vastuolu sellega, mida ta Valgas koges. Ja me selle arutelu lõpus jõudsime selleni, et tegelikult need kaks asjad, see Eesti kuvand ja see Valga tegelikkus, need ei ole vastuolus. Need on sellised nagu paralleelsed tegelikkused. Need on mõlemad on tõesed. Need on tõesed ka siin Valgas. Te saate Valgas olles nautida kõik need imed, mis meil Eestis on, aga samuti te näete tüüpiline kahanev väike linn kõikide oma hädadega. Ja ma mõtlesin, et tegelikult sellised tegelikkused, need ei ole ainult selle kuvandi ja Valga olukorra vahel, aga need on ka siin sees. Valga on kahanev linn oma probleemidega, aga samuti tal on koduks väga paljule inimestele, kes on aktiivsed, kes armastavad oma kodu, kes saavad õigusel ka olla uhke õhtules, sest Valgas väga palju asju, mis mujal ei ole siin õnnestuvad. Mingi näide valija tuua, siis näiteks omavalitsuse tasemel see koostöö, mis meil on Valkaga, see tähendab üle piiri, see on tõepoolest tõesti tingimustes erakond. Ja see ei olegi kõik, on juba ka osa inimestest, kes jõuavad Valka, üks nendest ka täna esineb, kes tulevad Valka just seetõttu, et see on kahanev linn. Et ta pakub neid Tallinnast ja Tartust erinevaid kogemusi ja võimalusi. Ja see on ka see põhjus, mis mind siin Valgas hoiab juba üle 5 aasta. Tegelikult, kui ma siia 5 aastat tagasi tulin, mina ei oleks tol ajal osanud kujutada, kui suur osa minu elust ja vaimses elus, aga Valga moodustab. Ja veel väga lühidalt, sest mina olen ka õppejõud siis sellest kahanevate linnade teooriast. Kahanemine on rahvastikprotsess ja ta on seotud peamiselt teiste rahvastikuprotsessidega, nagu on linnastumine, valglinastumine, ka valjärane näiteks. Ja kahanemisega kaasnevad igal pool täpselt sama probleemid. Majandusliku olulisuse ahenemine, taristu alakasutamine, mahajäetud hooned, ebaatraktiivne keskkond ja veelgi palju rohkem. Enamik nendest nähtustest ei ole kohaliku omavalitsuse tasandil mõjutatavad. Me ei saa ise seista linnastumise vastu. Aga linnaruum on üks nendest, mida me reaalselt saame muuta. Ja linnaruum on ka üleoluline seetõttu, et iga linna kõige suurem väärtus on tema elanikud. Aga mina arhitektina pean uskuma, et see side elaniku ja tema kodukoha vahel on suurel määral mõjutatud just selle linnaruumi atraktiivsuse kaudu, sest kui te peate iga päev kõndida läbi keskkonna, kus on suur osa hoonetest mahetud, siis paratamatult te ühel hetkel hakkate kahtlema, kas sellel linnal on tulevik. Ja kui teie linna elanikkonna kahtlete linna tulevikus, siis linnal ei ole tulevik. See tähendab, me peame tegelema linnaruumiga. Ja see on ka selle tänase loengute teema. Mul on siin
6 loengut. Esimesed 2 proovivad vaadata seda linnaruumi suures pildis, kuidas planeerimise erinevate muude reeglistike kaudu seda linnaruumi arengu mõjutada. Teised järgmised loengud vaatavad üksikkohtade kaupa seda sama probleemi. Esimene vaatab see, kuidas hooned, mis on tühjad, kuidagi vähemalt ajutiselt kasutusele võtta. Ja teine loeng räägib sellest, mis juhtub, kui hoone enam ei ole olemas, kui me seda lammutame või mis pärast saab selle sama krundi. Ja viimased 2 loengut on linnaruumi kasutajate vaatenurgas. Mulle õnnestus see satida niimoodi, et täna on meiega siin 2 kunstnikud, kes üks on Tallinnast, teine on siis Saksamaal, kes räägivad, mõlemad on ka linnaruumi aktivistid või ühiskonnaaktivistid, kes räägivad oma vaatenurgast kahneva linnaruumi.